Ingrid vaatab. Uraa! Tulge. Mõne hetke ootame ja siis saame. Jälle tuli. Tere jälle! Ma loodan, et see live on nähtav. Ma ei tea, kuhu see läheb. Kas see läheb päriselt siia gruppi või see läheb kuhugi mujale. Mul pole õrna aimugi, siis ma läksin seekord läbi selle ürituse, mis ma tegin gruppi. Nii et igal juhul andke mulle teada, tšau Elle, tšau Ingrid, kas me oleme eetris Olemise Rõõm grupis. Liina, kas me oleme seal eetris? Päikest. Olen teda päikesest puudutatud, istusin päikese käes õues ja siuksed päikese puudutus on. Tšau Liina. Tšau Eve. Andke märku, kas me oleme avalikult väljaspool Olemise Rõõmu gruppi või me oleme Olemise Rõõmu grupis laivis. Palun andke mulle märku. Sest et ma püüan leida seda kohta, kus kohas me oleme laivis enda arvutist. Nii. Hetkel ma seda ei näe. Kallid. Aga no vahet pole. Kui oleme avalikult, siis oleme avalikult, siis järelikult see peab sedasi... Ana siin, peitsin vist. Kirjutage mulle, kuidas teil vahepeal läinud on. Jaa. No ma ei oska nüüd öelda, kas see on avalik või mitte, aga igal juhul laivis me oleme. See on päris huvitav. See on päris huvitav. Kutsutud on 284 inimest, 10 on öelnud, et jah, ma tulen. Et vaatame siis, mis siit ennast ilmutab. Täpselt nii on nagu peab jumaliga ajastas. Ühesõnaga, täna me oleme siin Kristiinaga 7. osas, 7. korda. Kas on 7 või? Minu teada küll. Mitte 6 või? Minu teada on 7. Või on 6. No, ühesõnaga, seda me selgitame üle poole. Jah, me selgitame selle varsti välja. Ehk siis me oleme üle poole siis juba korda saatnud 10 kohtumisest. Ja need kohtumised on siis loodud selliselt, et Kristiina võidab mulle siia massaažilauale ja ma puudutan keha, sest et ma tean, ma elan seda reaalsust, et keha teab. Ja kui ma elan seda reaalsust, et keha teab, siis see hakkab ennast looma, mis tähendab seda, et keha teab, saab hakata ennast ise tervendama. Kõik minu sees ja minu ümber hakkab tervenema, sest ma tean, et keha teab. Ja kõik, kes kokku puutuvad selle teadlikkusega, kes lubavad selle teadlikkusele reaalsusele ilmuda, siis see saab teoks. Ehk täna siis nädal on möödas järjekordsest. Ehk siis üle poole on tehtud, üle poole kohtumistest. Kuidas sul vahepeal läinud on? No taaskord iga nädal on ikkagi erinev. Taaskord. Ei ole ühtegi sarnast nädalat. Noh, mingid osad on nagu sarnased, aga ütleme üks märksõna, mis ma tooks nädala kohta, on, mida ma eelmise seansi alguses soovisin ka, oli see rahu. Ja siis seda ma tundsin ka. Noh, ühtepidi oli nagu, kindlasti oli nagu olemine oli kuidagi rahulikum ja teistpidi ma olingi ikkagi kõvasti rohkem ka kehas. Kogu aeg tuletasin endale meelde, kui sealt kehast ära olin jälle läinud, et ma sinna tagasi läheks. Ja siis
ütleme need 2 või 2 viimast päeva või, et ma olen siin töökoha vahetuse lainel ja siis no ühesõnaga on selline hästi selline, pean kuidas öelda siis, pean neid enda piire nagu kehtestama või nagu aru saama, et kuhu ma lähen ja kas see mulle sobib ja selline juba olen seal ikkagi nagu väljendanud väga selgelt, et teistmoodi tuleb asju teha ja et niisugune täiesti uus koht ja siis kui ma täna siia sõitsin, siis ma just mõtlesin, et ikkagi on nagu mingi nagu hirm või selline jah, või niisugune see nagu, ma tean, mida sa tahad. Aga siis ma mõtlesin, et huvitav, et miks see nagu on ju. Mina jõudsin sellele järeldusele, et ma ikkagi nagu veel mingi osaga endast nagu ei usu seda, et mina ise loon oma elu või et teistpidi, et minu sõnaga arvestatakse. Ma jõudsin nagu sinna välja. Et ma saan aru et kunagi oligi see nagu väga suur teema, põhjendatud on ju, aga et nüüd ühesõnaga tuuakse see koht mulle nagu väga hea ette. Aga eile juba tundsin esimest sellist võidurõõmu selle uue töökohaga. No suurepärane, sest et täna on täpselt see koht, kus ma jõuangi ühte sellisesse kohta, et mina isiklikult, see oli vist eile või üleeile, kui ma tegin selle energiaväljade puhastamise õhtu. Kas sa olid sellel ka? Ei olnud. Just, et ma tean, et osad teist olid. Ja siis kõik on jumalik ajastus. Lihtsalt see on, kõik on jumalik ajastus. Meil ainuke asi, mis tekitab meile vastupanu, mis tekitab, ühesõnaga, ainuke asi, mis tekitab raskust või seda osa, mis sa just ise ka ütlesid, on vastupanu sellele versioonile, kes tahab sündida. Nojah, ja samas ikkagi ei usu nagu endasse 100%. Ja täna ma nüüd nagu hakkan rääkima ka rohkem sellest kohast, et mis tegelikult on võimalik, mida sa oled keelanud endal olla võimalik, mis on juba siin, aga ta lihtsalt ootab seda hetke, see sama reaalsus, et sa lõpetaksid vastupanu ja see on ainult üks otsus. Ja see reaalsus hakkab sündima. Ma panin nüüd selle lingi siia sellesse olemise rõõmugruppi, aga mul on ikkagi, tegelikkuses ikkagi need, kes peavad seda nägema, need näevad, sest et see on grupp või selle sündmuse sisene live praegu, et kes siis tulid, need tulid ja keda ei huvita see, seda ei huvita, eks ju, see on nii. Väga hästi. Et tegelikult nii käibki. Ja selle reaalsuse loomega, see on lihtsalt nagu nii põnev minule praegu, sest et vaadake, mis kõige rohkem tekitab või loob sulle kogemuse vastupanust, on meie nõustumine selle maailmaga, mis asub meist väljaspool. Või vastandumine selle maailmaga, mis asub meist väljaspool. Ja kuna me oleme seda kogenud, siis me oleme sellega kas siis nõustunud, et see on nii või vastandunud. Ei, see ei ole nii. Ja see sama kogemus ehk mäletamine kehas. See tunne on see, mis aktiveerub sellel hetkel, kui sa tead, et see on see rahu, mida ma tahan. Jah? Sest et ainuke asi, mis, kuidas ma ütlen siis nii, et mida sa tead tegelikult võimalikuna, ma tegin hommikul väikese siukse salvestuse selle kohta ka või sellise laivi, mida sa tead võimalikuna, millise reaalsus sa tead võimalikuna. Milline on see reaalsus, sinu reaalsus. Sinu põhimõtteliselt see, mida sa koged eluna, on tegelikult võimalik, mida sa oled totaalselt nagu välistanud. Sest see on nii ebaloogiline. Ja kinnitad omale nende mõtetega, et jah, aga vaata, mis maailmas toimub, jah, aga vaata, mis see on, jah, aga siis juhtus see.
näiteks mul on üks selline, mul on üks tuttav, kellel on hästi suured, noh, eesti keeli võlad, aga noh, seda siis minevikus on ta teinud mingeid asju, mis on loonud talle sellise olukorra ja tal on ainult üks versioon peas, üks mõte peas, et tal on võlad. Ja tal on ainult üks versioon, kuidas ta need võlad saab lahendada. Ehk ta ei lase omale võimalikust maailma, mis oleks nii utoopiline, et see reaalsus saaks hakata muutuma, ehk väli, mida sa kannad, saab hakata muutuma. Ja see, mis me täna siin teeme ja jätkame tegemist, on see, et kehas olevad mis iganes siis reaalsused, mida sa kannad, programmid, mingisugused korduvad mustrid, kinnistunud vaatenurgad, millega sa paned vastu sellele, mida sa tegelikult tahad. Nii et tänaseks on Kristiina ütelnud, et sul on üks ju rahu, eks ju? No tuleb vahepeal need asju, on ju, mul ka on ju. Aga siis ma saangi aru, et issand, kui õigel ajal see kehad ja projekt nii-öelda on. Et kui tähtis on kehasse ikkagi tagasi tulla. Kohe nagu, kui ma seda märkan, et ma ei ole enam kehas. Jaa, täpselt. Sest me oleme harjunud siin reaalsuses samastuma välisega. Ja me usume, et see on tõde. Samastuma selle tundega, mida ma tunnen. Mul on see, ma tunnen seda või ma olen see tunne. Sa ei ole see tunne, sa lihtsalt tunned seda tunnet, aga sina oled siin käigus. Mingi versioon sinust tunneb seda tunnet, aga see ei ole praegu sina. Ma märkan seda ja lasen minna. Ja see on kõik see, mis siis puudutus teeb. Laseme Kristiinal pikali minna, et äkki sa tahab veel midagi siin lisada jooksvalt, et hakkame siis täna pihta. Ja just ka see, et ka vananemine on üks reaalsus, üks versioon reaalsusest, mida me siis oleme ise endale loonud. Vananemine on üks reaalsus, mille me oleme ise endale loonud. Ja pange tähele, reaalsus on alati see, mis tundub nii iseenesestmõistetav. See on nii iseenesestmõistetav, et sa ei vaidlusta seda mõtet. Aga see on lihtsalt üks kollektiivne mõte, millega sa oled samastunud. Ja mingi versioon sinust, kes ei ole sina, aga sa oled arvanud, et oled sina, et sa oled sellises vanuses või et vananemine tähendab seda või seda, tõsta pea palun. Et kuidas saab veel paremaks minna? Ja ma tahan täna rääkida siis sellest asjast, et vaadake, me räägime nüüd sellest, mis päriselt veel saab võimalik olla. Ma küsin teie käest ka seda, et mida sa tead, mis tegelikult on võimalik? Mis tegelikult, milline reaalsus? Sinu reaalsus, sinu elus, sinu eluna, olles ja kehastades seda elu on võimalik. Mida sa oled eitanud, tagasi lükanud, vältinud, sellele vastu pannud, sul on toodud vastupanu sellele, sa omad vastupanu, sa on nii suur, see on nii nagu reaalsus, nii lihtne, et sa ei pööra isegi sellele tähelepanu, sellele vastupanule. Seega, millele sa tegelikult vastu paned? Mis tahab sündida? Sest ainuke asi, mis tekitab sinu elus sellist nagu raskust, on vastupanu sellele, mis sagedus sa kannad juba. Ja selleks, et sagedus saaks nagu avarduda või teadlikkus saaks avarduda ja võimalikkuseks saaks sinu ellu tulla, on sul tarvis lihtsalt lõpetada vastupanu sellele, mis reaalsus on sinu jaoks võimalik. Inimesed, mida teevad, on see, või ma olen ise ka seda teinud, sest et me samastume välise reaalsusega, mis tähendab seda, et me näeme, et seal on need asjad, me näeme ja kogeme ja kuuleme, ma ei tea, ja kogeme just, kogeme midagi ja samastume sellega, selle tundega, mida see kogemus tekitab ja usume, et see on minu elu.
see ongi sinu elu, kui sa sellega samastud. aga kui sa teadvustad, et sa sellega samastud, siis on sul valik luua oma teistsugune reaalsus. millist reaalsust sa täielikult, totaalselt ja lõputult eitad? mis sul olla saab? näiteks, ma toon lihtsalt, kui ma teid siin praegu tajun, vaata, kas ma näen teid. Eve ütleb, Kristiina on nii palju muutunud. Tere, Evelin. ehk siis millisest reaalsusest sa oled tegelikult teadlik, aga sa pole lubanud seda oma maailma. sa oled jutustanud lugusid, et kinnitada, et see pole võimalik. millisest reaalsusest oled sa tegelikult teadlik, mis sul saab olla? kas sa lubaksid endal see olla? Lähen natuke siia sisse nüüd. kui me räägime vananemisest, siis see on üks reaalsus. üks reaalsus, mida me oleme omaks võtnud ja loonud iseenda eluna. küsimus on, ja kui sa lubaksid endal teada, et see on lihtsalt üks otsus või valik, mille sa oled teinud ja sellepärast sa seda kogedki, sest sinu reaalsuses või sinu väljas, sinu energiaväljas on vaatepunktid selle kohta, tõestused ja lood, programmid ja hinnangud selle kohta, mida see tähendab või ei tähenda, kuidas see välja näeb või ei näe välja, ja see on nii elementaarne ja nii tõene, et see nii on. aga mis siis, kui see on lihtsalt üks virtuaalne uni, kui me räägime vananemisest, ja mis siis, kui kõik on lihtsalt üks uni? seega, mida sa tead võimalikuna, mis sa oled endale keelanud võimalikuna, sest see ei ole loogiline. toome lihtsalt näiteks keha tervenemisest. sul on selline, sa praegust räägid iseendale seda lugu. ühesõnaga, kui sa ütleksid iseendale, ma olen täiesti terve. ma olen täiesti terve ja mul on hea olla. ma olen terve ja mul on hea olla. siis tunne nende sõnade jõudu kehas. ja nüüd vaata seda kohta iseendas, kui palju sa oled keelanud iseendale seda tunda pidevalt. tunda pidevalt, mul on hea olla, tunda, et see nii on. ja kui palju sa oled samastunud selle astinguga, selle kogemusega, mida sa koged parasjagu, mida su keha teeb või ütleb, selle valuga või mis iganes asi su kehas on. see, ma ei tea, liikumatus või mingi kannatus. oled samastunud sellega, et sul on see kannatus. ja õigustad seda, sest sa nii tunned. aga mis siis, kui see on lihtsalt üks versioon sinust, kellega sa oled samastunud? ja usud oma mõttega, et see kestab. millega sa lood seda kogemust, et see kestab. ja nüüd ma tõstan su siit välja. tõstad iseennast välja. milline versioon sinust ja sinu reaalsusest on võimalik? ma olen täiesti terve, täiesti, üleni, totaalselt, läbinisti terve. ma tunnen ennast hästi. tajuge vastupanu, tajuge vastupanu, tajuge vastupanu. või et ma olen rikas, õnnelik naine. ma olen rikas ja õnnelik naine. tunne seda tunnet, tunne seda otsust. nii on. ja jälgi oma tunnetust, kas sa lased endalt täielikult seda kehas tunda võimalikuna
või noh, näiteks kellelgi on võlad teist või kes iganes inimesel, kes me maailmas siin on, või inimesed, kes kogevad, et raha saab otsa, raha pole. Raha pole. Nad samastuvad selle mõttega, et raha pole, sest nad näevad, et raha kaob. Raha pole. Millega ma annan oma fookuse ja teadvuse sellele mõttele, et see on tõde ja samastume sellega, minul pole raha. Millega ma kinnistan selle reaalsuse ja saan kogeda läbi välja ja välja hakkab näitama sulle, et raha jääb aina vähemaks. See on üks versioon sinust, mille sa oled iseendast loonud. See ei ole tõde, see ei ole sina. See on lihtsalt üks versioon sinust, mida sa saad valida, kui sa tahad, et sul saab raha otsa. Või siis mitte. Sa otsustad nüüd, et ma olen rikas, õnnelik ja hoitud naine. Või mees, kui sa vaatad seda. Sest see vastupanu igasuguste lugudega, igasuguste kogemustega, igasuguste tunnetega, mida me kasutame nii suures kerguses, harjumuses, sõltuvuses, et mitte valida seda reaalsust, mis tegelikult võimalik on, mis ootab sind, et sa seda valiksid. Ei saaks tulla. Ja see ei saagi tulla ennem, kui sa ei pööra oma fookuse. Kõigepealt fookus on tööriist. Fookus ja tähelepanu on erinevad. Fookus on tööriist ja teadvus ja tähelepanu teadvusega. Siis loob selle fookuse. Fookus loob selle punkti või selle koha, mida ma nüüd vaatan, mida ma nagu tekitan, mis reaalsuse ma nagu tekitan. Näiteks ma loon omale reaalsuse, mida ma pole justkui varasemalt uskunud võimalikuna, et ma olen õnnelik, rikas, hoitud ja armastatud naine. Paneme siia juurde ka terve, täiesti terve. Paneme siia juurde ilus, õnnelik, loov, maagiline, tark naine. Ja kui palju sa usud, et see ei ole sina, sest see, kes usub, et see ei ole sina, oledki see versioon iseendast, kes paneb sellele vastu, et mitte seda reaalsust kogeda. Ja kasutad neid lugusid, et mitte seda kogeda. Enda teadmata, sest see on nii... See on reaalsus. Ja reaalsuse loome siis lihtsalt sa otsustad läbi keha, kes sa nüüd olla saad ja mida sa päriselt soovid. Mida sina soovid täna, Kristiina? Mida sa küsid? Sellist nagu enda sisse jäämist või enda kohale jäämist, jah. Sellesse uude versiooni endast. Jah? Ehk siis uus versioon Kristiinast on rahu ja rõõm. Kas see oli see või mis see oli? Kui sa selle sõnastad. See versioon, mida sa nüüd valisid ja otsustasid, siis mis on see versioon sinust? See elu, see reaalsus, mida sa valisid? Ma olen. No ütleme, seal on jah, rahu, rõõm kindlasti, tasakaal. Rahu, rõõm, tasakaal. Nii ütle, ma olen rahus, rõõmus ja tasakaalus. Ma olen rahus, rõõmus ja tasakaalus. Ja ütle, ma olen rahu, rõõm ja tasakaal. Ma olen rahu, rõõm ja tasakaal. Sest praegu, kui sa selle otsuse ära tegid, ma olen rahu, rõõm ja tasakaal, siis sa oled see. See tähendab, et su keha saab hakata seda tundma. Ma olen. Ja see sagedus, ma olen, loob selle tunde rahust, selle tunde rõõmust ja selle tunde tasakaalust. Mu elu on juba rahus, rõõmus ja tasakaalus. See juba on tehtud. See on siin. Valik sai tehtud.
tähendab tegelikult otsust ei tehtud nende valikute hulgast, mis olid kandikul ja sa valisid need. ja nüüd universum näitab, kuidas see saab ilmuda. täpselt samamoodi nagu vananemisega. vananemine on reaalsus. versioon, millega me kõik siin maailmas oleme nõustunud. et see on tõde. ja see on ainuke versioon. ehk siis me oleme projitseerinud oma kehale mõtte, tunde, emotsiooni ja loo. ja kehastame seda reaalsust, et me vananeme. et kehad vananevad. aga mis siis, kui see on lihtsalt üks versioon sinust ja sinu kehast, mida sa usud tõena? milline reaalsus on võimalik sinu kehaga? mida sa oled vältinud otsustada olla? et kui sa nüüd otsustaksid olla see reaalsus oma kehaga, siis see reaalsus, see väli, mida sa hakkad tundma, mille tunde kaudu tekib sinu energiaväli, hakkab sulle seda pakkuma kogemusena. Ja mis siis, kui see puudutus, mida ma praegu siis Kristiina kehaga teen, toetab seda selgroogu, neid molekule, toetab seda otsust, mida Kristiina tegi, et minu elu on nüüd rahus, rõõmus ja tasakaalus. Punkt. See lause kannab koode. See otsus kannab alati koode. Ja uue versiooni nimi on Luksuse Liina. Siis sul on tarvis ütelda, ma olen Luksuse Liina, ma kehastan, ma olen see energia Luksuse Liina. Ja nüüd sa saad hakata teadvusega fokusseerima ja uurima nagu teadlane. Milline on see Luksuse Liina? Kuidas ta elab? Mida ta tunneb? Mida ta kogeb? Kuidas ta räägib? Kuidas ta kõnnib? Kellega ta suhtleb? Mida ta kogeb? Hakka uurima seda energiat, sest mida rohkem sa seda uurid, mina olen Luksuse Liina, seda rohkem sa toetad. Nagu toetad oma teadvusega, et see saab ilmuda läbi sinu välja, mida sa juba kannad. Ja tegelikkuses, kui sa oled otsustanud ma olen, siis vahet pole, kas sa teed juustuvõileibu, kükke, käid treeningssaalis või mida iganes, või siis teed seda lõbu pärast, mis ma kõik nimetasin, juustuvõileibu ja kõik muud, või tohutult, ma ei tea, teed, hüppad siin, siis see reaalsus ilmutab ennast igal juhul. See tähendab seda, et teiste sõnadega sa ei pea mitte midagi spetsiaalselt tegema selle jaoks, et sa saaksid seda elu kogeda. Sest sa oled otsustanud, et nii on. Sa oled otsustanud, et nii on. See on umbes sama nagu su nimega, et sa ei mõtle ju oma nime peale, et su nimi on Kristiina. Kas pole mitte? Sa ei järka hommikul üles ja mõtle, nüüd ma pean hakkama tõestama maailmale, et mu nimi on Kristiina. Et ei tea, kas nad ikka saavad aru, et mu nimi on Kristiina. Eks ju? Või siis Luksuse Liina. Sa hakkad elama seda nii enesestmõistetavalt ja olema see energia. Ma olen Luksuse Liina. Näiteks Liina siin kirjutas. Vaata, mis asi veel kirjutad. Ja kui sul pole isegi mõtet selle pealt, et kõik saavad luksust valida tänu sinule, siis sa oled lihtsalt üks possibility, mida sa hakkad kehastama nagu üks sädelus ja teised, kas siis võtavad või ei võta, see on juba nende rida selle omaks, eks ju. Ehk siis mina olen see versioon endast. Mina valin, ma olen naine, kes on rikas, õnnelik, hoitud, armastatud.
õnnelik, hoitud ja armastatud. et see, mida praegu siis ma natuke kõikidele, kes vaatavad siis esimest korda, ma täpselt ei teagi, siis ma nii-öelda teen ühte käed puudut, mida ma ei tee, vaid ma olen reaalsus kehaga, olles puudutus, mis muudab. ma olen võimalikkus selle puudutusena, ma olen võimalikkus puudutades keha ja see muutub. minu reaalsus on see, et ma olen oma kehaga maagiline puudutus, mis avab mind ja kogu maailma. ma olen ja kehastan maagilist puudutust, kus kõik saab terveneda. maagiline puudutus, ma olen maagiline puudutus, see on nüüd see, mis energiaväli minul isiklikult on, mille ma olen loonud, mis on minu jaoks väga inspireeriv. ja selle puudutusena, mida ma siin puudutan, Kristiina keha, ma kaasan siia nagu ka neid reaalsusi, et keha teab, mul on reaalsus, ma kehastan reaalsust, ma olen see reaalsus, et ma luban kehal terveneda, ma olen maagia. ma kehastan maagiat, ma kehastan seda reaalsust, kus keha ise terveneb. ma kehastan seda, kus kõik puhkab õitsele, kus rahu, rõõm, kõrgem tasakaal ilmuvad iseenesest, sest mina olen olemas. see on mu reaalsus. kui palju teist lubab endal olla see reaalsus, mis sina päriselt tahad? Liina on luksusliina. et see, mis siin parasjagu toimub, on see, et ma puudutan Kristiinat ja vananemine hakkab peatuma. ehk siis minu sagedus, minu väli ja see puudutus, Kristiina keha puudutus, toob Kristiina välja ajalineaarsusest ja Kristiina keha välja sellest kohast, kus ta on ennast kokku surunud. see sagedus hakkab looma võimalikkust ümbritsevas maailmas, kus kõik saab õitseda. sest ma olen õnnelik, terve, rikas, maagiline, hoitud ja armastatud naine. Eve ütleb, ma olen terve tervik, harmoonias, parim versioon, ma olen rikas, rahus, kaunis, kohalolus, kerguses ja rõõmus. kui sa ütled parim versioon, siis sa pead võrdlema. sa ei saa teada seda, kui sa oled parim versioon, sa oled juba. ma olen terve tervik. täielikus harmoonias või harmoonias ja rikas, rahus, kaunis, kohalolu kerguses ja rõõmus. just, ma kehastan seda, see on mu reaalsus. ja kõik, mis takistab sind sellel teel praegu füüsilises, tavaliselt on see füüsiline keha, sest et ja ka meel, sest kui me oma mõtleme selle välise maailmaga nõustume või samastume, siis me oleme pidevalt vastupanus. ehk siis, kui ma vaatan oma silmade ja viie meelega, vaatan siia välja maailma, kuulen, mida teised räägivad, näen, mis teistega juhtub. ma ei tea, tunnen neid tundeid, mida teised tunnevad. siis sa usud, et sul on midagi viga. sa samastud sellega, selle tundega, selle kogemusega, selle asjaga ja sa oled juba söödud. ja sa ei märkagi, kuidas oled nii-öelda supsti teinud valiku niimoodi kiiresti ja läinud sinna sellesse reaalsusesse ja lubanud oma kehas selle tagestada. ehk siis elad seda reaalsust ja seda mõtet, seda tunnet, seda kogemust, mida sa just said. mis siis, kui see reaalsuse loome, mida sa tegelikult luua saad, aga sa ei usu selle võimalikkust või eitad selle võimalikkust või sa vaatad, et Jesus, see ei ole võimalik. See ei ole loogiline, on tegelikult võimalik. ma näen ühisväljas hästi tugevalt seda kohta ja võimalik, et teis endis ka seda kohta, mis puudutab raha reaalsus.
vaadake, kui palju vastupanu on sul sellele mõttele ja tundele, et ma olen rikas. Sest rikas olemine ei ole mitte midagi muud kui olemine, ülevoolav, sädelev, pulbitsev kergus. Sa oled see jõukus, kus sul on kõike ülekülluses, see üle ära ajab, see kõik ajab üle ära, mul on kõike rohkem, kui ma suudan ära tarvitada. Ja paljud inimesed ei luba endal seda tunnet tunda, seda üleküllust, ülevoolavust, sest et kuidas ma siis nüüd seda tunnen? Ma ju ei ole, mul ei ole kontol seda raha, mul ei ole, ma ei tea, seda tööd, mul ei ole neid oskusi, mul ei ole. Iga kord, kui sa seda ütled, sa kinnitad endale seda reaalsust, et see on tõde ja see on loomulik, et sul pole, et see on loomulik, et sul pole. Mis siis, kui see on uni? Kas sa ärkaksid üles ja läheksid oma und parandama? Probleemi lahendama. Sa nägid unes, et sa oled totaalselt rahatu. Ärkad ülesse ja siis mõtled hommikul, kuidas ma saan oma raha probleemi lahendada. Sa ei tee ju seda. Sa võid teada, et see on uni. Sa lood lihtsalt selle versiooni nüüd iseendast niisama iseenesestmõistetavana kui see uni, mida sa nägid siis, kui sa olid päriselt unes, öösel magasid. Ja kõik need asjad, mis sind trigerdavad vanuse juures või siis selle keha asja juures, mis sul parasjagu on. Kõik asjad, mis ei lase sul otsustada seda reaalsust elada, mida sa päriselt oled valmis elama ja soovid elada, on kõik mõtted, tunded ja emotsioonid, millega sa oled minevikus samastunud ja nõustunud, vastandunud ja reageerinud, mis on salvestanud sinu energia välja, kõik selle uskudes endalegi teadmata, et see oled sina. Ja see on sinu definitsioon iseendast. See ei ole. See on lihtsalt üks versioon, mille sa lõid. Lõid sellega, et sa nõustusid, et see on tõde. Või vastandusid, et see ei ole tõde. Hakkasid vastu, hakkasid kaklema. Milliste versioonidega iseendast sa siiamaani nõustud? Nõustud, et jah, see on nii. Ja mul on ju nii, sellepärast ma ei saagi. Kui see lihtsalt on üks versioon sinust, kes ütleb, et ei saa ja see on nii. Mis siis, kui sa saad olla see versioon endast, kes ütleb, et ja lubab mõelda ja otsustada, et see saab olla nüüd teisiti. Ma luban, ma olen rahu, rõõm, kergus. Ma olen õnnelik naine. Ma olen särav, õnnelik, rikas naine. Ja kogu su teadvus sellel samal hetkel fokusseerib sellele energiale, mida need sõnad kannavad. Täna ma annan teile natukene tunda ja paitsetada seda, kuidas käib reaalsuse loome. Ma kutsun teid, kui teid nüüd kõnetas natuke see koht, siis ma kutsun teid osalema. Kutsun teid osalema üles ärkama reaalselt. Üles ärkama sellele versioonile iseendast, kes saab igal sekundil üles ärgata ja valida. Ja ütleb, ehk siis olen kordusmustris ja loon seda juurde, mida ma tegelikult ei soovi. Ja see on kaja. See on kaja, mis salvestub su kehas.
ja kehal on võime salvestada kõike. kui su teadvustab, et su kehal on võime salvestada, siis sina juhid oma teadvusega seda tunnet, mida su keha saab tunda. jah, ta salvestab, aga ma ei vali seda. ma ei vali seda kehastada. ma näen, jah, et see kaja on siin. see kaja tekib ainult siis, kui sa oled otsustanud, et minu reaalsus on teistsugune. Teie võite siin seda reaalsust elada, kui te soovite. Tõestamata seda kellelegi, vaid ainult enese sees, sest jah. Olla see teadlikkuse visadus sellest reaalsusest, mida sa tead võimalikuna. Ja teadlikkuse visadus on kehastada seda. Olla see rõõm. Olla see vaatamata sellele, mis väline maailm toob sulle. Vaatamata sellele, et väline maailm tuleb ja ütleb sulle, et kuule, vaata passi, sa oled juba sellises vanuses. Või et Kaidi, nagu nii, ta läheb su juurest ära. Või mõte, millega sa oled nõustunud, et sinu vanuses ja selles reaalsuses ei käi asjad nii, sa oled liiga vana. Kui paljud teist on nõustunud nende mõtetega ja loonudki omale selle reaalsuse, sobitudes siia maailma oma kehaga, et sa vananed. Ja et see on paratamatu. Kui paljud olete nõustunud reaalsusega, et see on paratamatu. Ja me võitleme selle vastu pidevalt, mis tegelikult ei luba sul olla nii pulbitsev elus olemisest ja elu kogemisest, selle elukogemusega armatsemisest, armunud seisundis iseendaga, selle kogemusega, selle kohaloluga, selle eluga, mida elad. mis hoiab sind võitluses, see võitlus muserdab. See energia muserdab sind, see reaalsus muserdab, võitluse reaalsus muserdab. Iga vastupanu mõttega muserdab. Mitte teadliku mõttega, vaid kinnistunud mõttega. Ja see puudutus hakkab lahustama. Ehk siis see kursus, mis tuleb siis workshop ja praktika. See on 3-osaline Zoomi praktika, kus reaalselt me hakkame teadvustama ja muudame ennast vastuvõtmisesse nende reaalsustega, mida me tegelikult soovime kehastada ja olla. See tuleb siis peavalust heaolusse, selline 3-osaline väga võimas seeria, workshop. See on 3 nädala jooksul. Igal nädalal on üks Zoom ja sellel saab ka osaleda füüsiliselt minu kodus. Need toimuvad õhtuti kell 19:00 ja esimene osa on 25. mail. Praegu on sellele workshopile võimalik registreeruda siis soodushinnaga. See maksab 111 eurot ainult. Kui ta tegelik hind on 1111. Päriselt, sest see on nii võimas. Sest see on lihtsalt nii võimas. Ja ma praegu kogen seda, mida ma olen võimeline. Sest see reaalsus on siin. See on kohal. Ma luban selle reaalsusel eksisteerida. Ja Zoomis on kohti piiritult, eks ju. Alates 18. maist läheb siis selle hind 222 eurot. Et keda see päriselt kõnetab, ma soovitan teil seda. Ehk siis milline see oleks ja kas see kõnetab sind, kas sa valid seda, kas sa päriselt soovid iseenda elu ja energiaid ja reaalsusi juhtida. Ehk siis
seda, kus mina vastutan, mina otsustan, mina loon visalt. nii on, see selgroog sabakondist kuni viimase lülini, mis sul peas on sirge, selge. Selga me ei nimeta niisama seljaks, vaid et see on selge selg. sa oled nii selge oma reaalsuses. nii et keda see kõnetab, väga äge, tulge osalema, sest et sa oled kingitus oma valikuga juba. mida sa saad vastu võtta, mida sa saad luua, mis panus ma saan sulle olla, mis panus sina oled kogu grupile. anna aga märku. ja 9. mail on mul kodus selline kursus nagu Access Barsi kursus, mida tuleb siis tegema Liina. aga see toimub minu kodus, kes ei oska veel baasi teha. ja tahaks seda osata, see on Access Consciousnessi kehaprotsess, mis siis hakkab kehast vabastama vaatenurki, mis ei luba sul seda valikut teha, mida sa valida tahad. ja siis kõik takistused, kõik füüsilisel tasandil vaatenurgad, tähendused ja nii edasi saavad hakata siis muutuma. ja siis hakkame lubama siis kehale rohkem vastu võtta, rohkem piiritud võimalusi. nii et see on 9. mai, keda kõnetab siis see on tegelikult maikuus ongi siin viimased võimalused teha baarsi kursusi. mina nagu assisteerin Liinat, sest et mina ise õpetada ei saa, aga ma saan pakkuda võimalust siis, et te saate siia koju tulla, kuigi ma olen õpetanud baarsi, eks ju, 12 aastat inimestele, rohkem kui 1000 inimesele. ei, ma valetan. kuskil 500 inimest on õppinud baarsi minu käe all siis viimase 12 aasta jooksul. hetkel ma seda ei õpeta, küll aga ma olen teises kohas, kus ma õpetan inimestele usaldama seda väge, teadvuse väge, kes sa tegelikult oled. et ma olen loonud siin jah iseenda programmid. ka 9. mail siis kõik, keda kõnetab, tulge baarsi õppima. Lahe oleks see, kui sa julgeksid ja tahaksid ja sooviksid nüüd küsida midagi, mis siin võimalik on täna, mida sa päriselt soovid. mida sa päriselt soovid, kirjuta siia, mida sa valida soovid, mida sa valid. ja siis me saame vaadata neid reaalsusi, mismoodi siis need saavad sinu maailma nagu ilmuma hakata. ma küsin tegelikult võib-olla siis vananemise kohta sihukest asja, kui paljud teist tegelikult tunnevad ja kui paljudele teist tegelikult inspireerib reaalsus, kus sinu keha tervendab end ise ja sa ei pea mitte midagi tegema. kui paljudele teist inspireerib reaalsus, kus sa oled õnnelik, terve, kerge, nautlev naine või siis mees. keda see reaalsus kõnetab? rahus ka. keda see kõnetab? jagage mulle siia. millisest olemisest sa oled loobunud? millisest reaalsusest oled sa loobunud? sest sa oled kogenud midagi, mis on pannud sind otsustama, et see on võimatu. milline see oleks, kui sa otsustaksid teisiti ja loobuksid sellest otsusest ja tühistaksid kõik selle. kui paljud teist on loonud omale reaalsuse, et tühistamine, selle reaalsuse tühistamine ei ole nii lihtne. kui paljud teist on loonud omale reaalsuse, et tühistamine ei ole nii lihtne.
ja kui paljud teist ütleb, loomulikult ma olen valinud selle ja ma valin seda ja. aga tuleb sealt siis edasi. Kui me vaatame ühte osa, ma nüüd Evelini kehas täppisin astusin sisse Evelini reaalsusesse, siis üks asi, mida me loome oma maailmadesse, mida me ei taha kogeda, mida me ei soovi kogeda, mida me tunneme, et see on vastik kogeda või see asi nagu kiusab mind, see piinab mind, see on kõik meie enda looming. Ja väga tihti kõik need asjad, mis sind trigerdavad, sa ei taha seda, sulle ei meeldi see, ei ole mitte, et see sulle ei meeldi, vaid sulle ei meeldi see versioon ja sa ei taha, sul on vastupanu sellele versioonile iseendast, kes seda kogeb. Kuula nüüd tähelepanelikult. Kui meie eludes on miski, mis ei muutu ja sa püüad, ma ei tea, tervendada ennast, teha kõike trikke, just nimelt teha, siis tegelikkuses sa püüad teha seda, et sa oled justkui nagu, kujutad ette, et sul on koduleht ja sa püüad vildikaga ekraanil värvida üle mingisuguseid asju, ma ei tea, pealkirja, et see oleks teistsugune. Või tegelikkuses on tarvilik, et sa läheksid sinna sisse ja muudaksid seda välja. Teadvustaksid, et mis siis, kui see on uni. Ja tegelikkuses, mis tekitab meile seda kogemust, on meie väli. Et see ei saa muutuda. Ja see, mis ei lase sul seda muutuda, on vastupanu sellele versioonile iseendast, kes kogeb seda jäikust, sest sa ei taha kogeda seda jäikust, sa ei taha kogeda seda kinnihoidmist, sa ei taha kogeda seda kontrolli, sa ei taha kogeda seda. Ehk siis see on vastupanu sinu enda versioonile, kes kogeb vastupanu kergusele. Sa ei taha kogeda seda, sul on vastupanu sellele tundele, mida sa tunned, kui sa seda koged. Ma nüüd trikitan teie aju natuke. Eva ütleb, sa paned mind nutma naerma samal ajal. Jah. Nii. Ehk siis sellega sa loodki seda, mida sa ei saa muuta. Kui tublid ja targad on kehad, et tervenevad ise, kui me neid ei takista ja kui me vaatame teadlikult otsa oma traumadele ja valime uue vaatenurga. Just! Valime olla, sest et sa saad seda, kes sa oled või mis sa oled. Sa saad kogeda seda reaalsust, mis energia sa oled. Kuidas tekivad vaatenurgad? Vaatenurgad tekivad tavaliselt sellised. Ma lihtsalt toon näite enda pealt. Ma tunnen midagi, näiteks ma tunnen kurbust. Ja me anname sellele kurbusele tähenduse. Ehk siis ma tunnen kurbust, ma kogen, tegelikult ma kaks näidet, sul on vajalik hakata eristama seda, mida sa tunned ja mis tegelikult toimub. Näiteks ma jäin üksinda, ta läks ära mu juurest, jättis mu maha. Nii, siis see on see, mis toimus. Eks ju, see on see, mis toimub selles hetkes. Ja siis ma tunnen kurbust. Ja nüüd selle tunde pealt ma hakkan interpreteerima tähendusi. Ma hakkan sellele tundele andma tähendusi. See tähendab, et mind ei armastata. See tähendab, et mind hüljati jälle. Jälle mind hüljati. See tähendab, et ma olen vana, mind jäeti maha. See tähendab, et teised kehad on noored ja ilusad ja mind jäeti maha ja ma olen vana ja kole. See tähendab,
Ja siis me nende vaatepunktidega loomegi omale selle võrgu, mida keha salvestab, mis ei ole tõde. Me loomegi selle versiooni täpselt selliselt. Selle asemel, et sa vaatled ennast seda tunnet, mida keha tunneb, kurbust. Keha tunneb kurbust ja see on väga ilus tunne. Ma jäin üksinda, ta läks ära mu juurest. Loomad nutavad näiteks kurbusest, kui peremees ära sureb näiteks, on ju, või lahkub. Sest et see on lein, see on keha loomulik tunne. Ja kui me hakkame vältima iseenda versiooni sellest, et ma tunnen kurbust, siis ma ei saa ja ma usun, et see tunne tähendab seda, et ma olen see, ma olen ja ma hakkan olema see vaatepunkt, siis ma hakkan kogema seda reaalsust uuesti. Ja ma loongi iseendast nii reaalse kogemuse, et inimesed, olukorrad, asjad pidevalt näitavad mulle seda, et no näed, sind jälle hüljati. Nii kaua, kuni sa tegelikkuses ei luba endal tunda seda tunnet lõpuni. Teadmata, et see ei ole sina, vaid see on su keha, kes tunneb leina või mahajäetust või mida iganes. Sest sa oled samastunud selle tundega, see tunne ei ole sina, see tunne on, mis on kehal ja see on loomulik. Ja nüüd, kui sa oled loonud selle versiooni iseendast, et mind jäeti maha või mind kontrolliti või mind, ma ei tea, tehti midagi minuga. Ja ma olen üksinda, ma olen, siis sa oled üksinda ja sa koged seda, sa saad seda. Kõik, mis sa oled ja ütled endale, et ma olen, siis sa lood kehas selle reaalsuse, kogemuses selle reaalsuse ja oma väljas selle reaalsuse. Pöörake tähelepanu sellele, mida te ütlete, et ma olen. Need on kõik versioonid sinust, mille sa oled endast loonud. Või siis, et mul on keha, mis valutab. Ma ei ole terve. Ma olen haige. Inglise keeles on see sõna ease ja this is, eks ju. Ease on kerge ja this is on siis kergusest eraldatud. Sa oled eraldanud iseennast kergusest. Sul on vastupanu kergusele. Sest sa oled samastunud mingisuguste mõtete, tunnete, emotsioonidega, sundinud ennast kuhugi, lubamata kehal kogeda seda, mida ta tunneb, läbi lasta see tunne, uskudes, et sa pead kõik ära kannatama. Kannatus on reaalsus. Kannatuse reaalsus tekib siis, kui sa ei luba endal tunda seda tunnet, mida keha tunneb. Sest see tunne ei ole sina, vaid kehal on see tunne. Mind on jäetud maha, laps kõhus, olin väga kurb. Ja, vaata nüüd, mind on jäetud maha, laps kõhus, olin väga kurb. Olid väga kurb. Kas sa oled lasknud kehal seda tunda ja kas sa saad aru seda, et see versioon sinust, see oli siis, kui sa magasid. See oli vabandust. Et siis see versioon sinust räägib sulle praegu. Nii kui sa seda lauset ütled, mind on jäetud maha, laps kõhus, olin väga kurb. Sa tood selle tunde taaskord siia kehasse.
aga see tunne ei ole sina. See tunne on kehal. Ja sul on tarvilik tunda see kurbus lõpuni ära. Mitte see, et minuga tehti niimoodi. See oli olukord. Olukord oli see, kus tema läks ära. Mitte see, et sa tõlgendasid selle olukorra, mind jäeti maha. Olukord oli see, et tema läks ära, sina olid naine, laps kõhus ja sa tundsid kurbust. See on õige lause. Kui sa ütled, mind on jäetud maha, siis sa teed ennast ohvriks. Sa annad kohe jõu ära ja sa samastud sellega, et sulle tehti liiga. Kui sa ütled, et ta läks ära, see on olukord, ta läks ära ja sa jäid lapsega rasedana sinna, kuhu sa jäid. Ebakindlus, hirm, kõik need tunded, mida sa tundsid. Need tunded tahavad läbi sinu keha tulla välja, kui sa saad aru, et see ei ole praegu siin, kes vaatab seda videot. Praegune versioon sinus saab olla teistsugune. Praegune versioon sinus saab olla täiskasvanu. Teadlik, kohal, tark ja õnnelik naine, kes vaatab seda versiooni iseendast, kes tundis kurbust, kes tundis üksindust, kes tundis hirmu. Ja lubad sellel versioonil endast, ehk siis kehal, tegelikult see on see uni, lased kehal selle tunde kõik väljutada. Sest see ei ole sina, see on see versioon sinust, mis on sinule kinni jäänud. Sul on tarvis sellest lihtsalt üles ärgata. Sa ei ole enam see. Nüüd ma olen õnnelik, rõõmus, vaba, terve naine. Õnnelik. Ma olen õnnelik, vaba, terve, tugev, võimas naine. Ja nüüd sa ütled siin, aga ma ikka veel usun, loodan ja armastan. Kui sa lood omale energia välja, kui sa reaalselt nagu otsustad ära selle, sul ei ole vaja uskuda mitte millessegi, et kogeda, et kogeda ja olla õnnelik naine. Sa ei pea uskuma sellesse, sellest otsustad see olla ja siis oled see. Ja pane nüüd tähele sellele, kui palju meie teaduses on vastupanu sellele, et me ei otsusta seda lihtsalt ära. Miks meil on vastupanu? Sest me usume, et see on võimatu. Ja loome loo, et ma kogesin seda, mind jäeti maha. Ja keha ütleb, sa ikka ei lase mul tunda seda kurbust lõpuni. Sa usud seda valet ja seda tähendust, mis sa andsid sellele olukorrale. Kõik on tähendus, kallis. Sul ei ole vaja loota ja uskuda. Ei ole vaja. Sul on tarvis olla armastus, olla rõõm. Kui sa valid selle, mina ei saa sulle öelda, mida sa pead valima. Kui see on nüüd reaalsus ja sa päriselt soovid elada ja olla õnnelik nüüd kohe praegu, siis saad valida selle reaalsuse. Seega, kui palju te kõik kasutate vaatenurki, hinnanguid, tähendusi, vastupanu nende vaatepunktide kaudu, millega sa lihtsalt saboteerid iseennast, oma elu, mis ootab siin ukse taga, selle sõja ukse taga, mida sa endaga pead. Et kui sa selle sõja lõpetaksid, vastupanu lõpetaksid iseendaga. See on siin. Ja kogu väli, energiaväli, mida ma kannan, hakkab otse kohe peegeldama sulle seda, mida sa oled valinud. Nii kallid.
mina kutsun teid siis veel kord siis sellele 3-osalisse võimsasse transformeerimas workshopi, Zoomi workshopi või siis füüsiliselt minuga kohale, kus reaalselt, täielikult ja reaalselt sul on võimalus valida, kehastada ja olla ja vastu võtta iseenda reaalsus sellena, mida sa isegi võib-olla pole julenud unes näha. Seega aitäh, et te vaatasite, aitäh, et olete seal. Ja mis on sinu jaoks võimalik, mis oled iseendale keelanud? Praegu ütlen teile tšau.